läks metsa. Esimese intervjuu Ando Eelmaaga lindistasime oktoobris 2008 Tallinnas toimunud konverentsil Sihid ja piirid erametsanduses. Metsaomanik Ando Eelmaa esines seal ettekandega mittepuiduline tulu erametsas, kas see on Eestis võimalik? Ando enda kogemuste põhjal võib vastata, et jah, see on võimalik. No ma olen aastaid kasemahla varunud ja eksportinud. Kus kohas see kõik toimub? No, Harjumaal, Padise vallas, oma metsas. Kui suur see oma mets on? No seda on ikka päris mitusada hektarit. Ja siis ilmselt väga palju kasepuid? No seda ka, aga väga väike osa sellest on kasutuses siis kasemahla varumiseks loomulikult. Ja mitmelt puult sa võtad mahla? No aastad on erinevad olnud. Et on isegi olnud üle 1000 puu, mis ma olen aastas puurinud. Ja palju siis üks puu mahla annab? Väga erinevalt. Ja seda, nüüd mul ju mingid kogemused on ka, aga alati puu peale vaadates seda ei tea, palju tuleb. Et mõni puu võib anda mitusada liitrit isegi mahla. Ja mõnelt ei saa midagi. No kui on 1000 puud ja mitusada liitrit, siis on ikka üks raudtee tsisterni täis tuleb ära. Parimatel aastatel on olnud jah, üle 60 tonni. See minu varutud mahl on läinud kõik eksporti 100% ja ma ise ei ole seda töötlenud, ainult siis on jahutatud suurpakendis. Ando Eelmaa on müünud 10 tonne kasemahla Itaaliasse. Kasemahla eksportimine ei tähenda seda, et metsaomanik käib suurte kanistritega näiteks Itaalia vahet. Seegi kord hõlbustas sobivate koostööpartnerite leidmist juhus. Sain kontakti koostööpartneritega ja nemad aitasid ka tehnoloogiliselt varustada mind ja kogu seda tegevust välja töötada. Ja nüüd on mõned aastad täitsa ilusti käinud. Mõni aasta on isegi vahele jäänud ja see oleneb ka nõudlusest täiesti ja aastast. Miks peaks inimene jooma kasemahla? Miks peaks itaallane jooma Eesti kaskedest tilkunud värvitud ja lõhnatud vaevu tuntava maitsega vedelikku? Teadlased ütlevad, et on selline väga hea kosutav jook, kus on palju mineraalaineid ja kasulikke aminohappeid ja kõiki selliseid kasulikke aineid. Nagu ma olen ikka öelnud, ega ma täpselt ka ei tea, kuidas see toimib, aga et kui ta ajab kaselehte, et küll ta siis ka inimesele head teeb. Kasemahlast juuksed just roheliseks ei lähe, kuid veidi kaharamaks võib-olla küll. Viimaks oli Ando nõus avaldama ka ühe saladuse. Tegelikult seda võib ju avaldada ka, et minu jaoks on indikaatorid, aga see kehtib ainult minu metsas. Et kui teatud kohas hakkavad esimesed sinililled pungi lahti ajama, siis ma hakkan puurima. No ühele augule sa oled šampusepudeli korgi ette löönud. Jah, ei ole päris šampusepudeli korg, see on ka spetsiaalselt Itaaliast toodud korgid, et me oleme kõik avad oleme sulgenud korkide. Miks see nii peaks olema? Ka, et seda infektsiooniohtu vähendada. Augud on küllalt väikesed ja kasvavad mõne aastaga kinni. Aga igal aastal peaks nagu uue augu tegema? Ikka. Ja mitte päris lähedale eelmisele. Ando ekspordib Itaaliasse mitte lihtsalt kasemahla, vaid mahetunnusega kasemahla. Mahemärgi saamiseks ei tohi selles metsas kasutada mingisuguseid kemikaale, kogu mahla kogumise protsess peab olema kirjeldatud ja sertifitseeritud. Väike kogus mahedat kasemahla rändab oma pere jaoks kodusesse sügavkülma, et seda väärtuslikku jooki oleks soovi korral aastaringi võtta. Eestis on kasemahla joodud sajandeid. Miks? Juba ammu taibati, et kasemahlal on organismi puhastav toime. Pärast pikka talve on inimese kehas rohkesti jääke ja mürkaineid, mida kasemahlaga saab väga edukalt välja ajada. Elame suhteliselt soolaste toitude maailmas, mistõttu tasub teada, et kasemahl sobib ka liigsetest sooladest vabanemiseks. Kasemahlaga soovitatakse isegi pead pesta. Juuksed hakkavad paremini kasvama ja muutuvad tugevamaks, kõõm kaob. Kasemahlal on veel mitmesuguseid häid omadusi. Ta sobib näiteks hästi ka vee asendamiseks magusate ja soolaste toitude valmistamisel. Muide, vesi ongi teine metsaga seotud vedelik, mis võiks metsast anda mittepuidulist tulu.
Tuletame meelde, et mitte väga kaugel ei pruugi olla see aeg, mil liiter puhast joogivett hakkab maksma rohkem kui liiter mootorikütust. Käituksime väga targalt, kui puhta vee kaitsmisel pakuksime teenimise võimalusi ka Eestimaa metsaomanikele. Võib ka ju mõelda, et mets on väga oluline puhta joogivee tootmisel. Näiteks veehaardes võiks see olla mõeldav, et on vaja metsa säilitada ja selle säilitamist tuleks ju tegelikult metsaomanikku kompenseerida, sest millest ta siis elab tegelikult. Et me paljaste piirangutega ei saavuta ju tulemust. Me saavutame selle, et on hulk vihaseid metsaomanikke, kes ei saa tulu teenida, nende sissetulek on täiesti pärsitud, nad ei tule toime. See tähendab ka tegelikult seda, et nad ei ole võimelised ega suutelised keskkonda kaitsma. Ja kui oma ettekandes mainisin, ääretult oluline on see, et metsaomanik saaks oma maalt tulu teenida, siis ta saab ka kaitsta keskkonda. Ando Eelmaa metsamaad asuvad Lääne-Harjumaal peamiselt Padise valla territooriumil. Suur osa sellest on päritud mets, ülejäänud aga aastatega kokku ostetud maatükid. Selle metsaomandi majandamine pole Ando Eelmaale hobi, vaid põnev põhitegevus, mis on allutatud järgmistele põhimõtetele. Minu jaoks muidugi keskkonnakaitselised aspektid on väga tähtsad. Alati ei ole võimalik keskkonda võib-olla sellesse esiplaanile majandusmetsas seada, sest raiuda tuleb. Aga lageraie tegelikult ka metsamaal ei ole mingi katastroof. Et see on mõnes mõttes täiesti loomulik loodusringkäik, aga mul on päris palju metsa, mida ma ei raiu, on kaitstavaid metsi, vääriselupaiku ja Natura metsa. Ja ma ise ka nagu planeerin väga tõsiselt seda, et milliseid alasid ma ka lisaks ei raiu täiendavalt, kus ma näen potentsiaalseid väärtusi. Aga kokkuvõttes, et seda kõike kuidagi üleval pidada, siis peab ka päris palju majandama. See on täiesti loomulik, et need asjad käivad tegelikult käsikäes. Võib tunduda veidi kummaline, kuid seekord alustasime metsaomaniku maadega tutvumist lihaveiste Karjamaal. Kasemahla kogumise ja eksportimise kõrval on lihaveiste kasvatamine teine mittepuiduline tulu, mida Ando Eelmaa oma metsamaadelt saab. Täna söövad sarvilised seal, kus on loomi karjatanud juba Ando esivanemad. Teatud põhjustel uurisime veidi lähemalt ka taimestikku, mis Karjamaad piiraval kiviaial kasvab. Kui kaua siin on loomi karjatatud? Mis ajastus see põld pärit on või Karjamaa? No ei tea täpselt, aga koht on põline, nii et kindlasti aastasadu. Ma olen üsna kindel selles. Ja nüüd on mõned aastad jälle kari siin peal olnud. Mis kari? Siin on lihaveised. Aha. Iseenesest see kiviaed on ka väga põnev ja selles mõttes, et esiteks teda katab niisugune väga mõnus pehme sammal, aga sambla sees veel kasvab keegi. See on pruun raunjalg, üsna haruldane sõnajalg. See on selles suhtes huvitav objekt, et see kiviaed ise on pärandkultuuri objekt ja selle peal kasvab selline looduskaitseobjekt. Teise kategooria kaitsealune liik. Ando Eelmaale kuuluva maa ja metsaomandi puhul äratab tähelepanu veel üks asjaolu, mis Eestimaal suhteliselt haruldane. Maad ja metsad on olnud pikka aega ühe suguvõsa valduses. Eestimaast viimase 100 aasta jooksul üle tuhisenud sõjad ja revolutsioonid ei ole niisugust järjepidevust eriti soosinud. Ando Eelmaa puhul on aga tegemist meeldiva erandiga. Kui kaugele minevikku sa oma esivanemate lugu tead? No üsna osasid liine ma tean enam-vähem Põhjasõjani. Sealt edasi on raske minna. See on ligemale 10 põlvkonda. Jah, umbes nii, jah. Ütleme, minu lastega koos on 10 põlvkonda ja siin minu emapoolse suguvõsa talus, kus ma isegi olen sündinud, seal ongi 10 põlvkonda minu suguvõsa elanud. No Eesti kohta on see ikkagi päris haruldane niisugune, ütleme, järjepidevus, mida meie dramaatiline ajalugu ei ole sageli võimaldanud. No jah, see on küllalt haruldane, jah.
ma ise ka üllatusin, kui hakkasin neid jälgi ajama. Maa- ja metsaomandi sagedane käest kätte käimine on löönud Eesti majandusse ja ühiskonda sügavad haavad, mis on tänaseks küll armistunud, kuid mis on igapäevases elus ikka veel nähtavad ja tuntavad. Lühikokkuvõte lähimineviku dramaatilistest sündmustest oleks järgmine. 20. sajandil vahetas metsamaa omanikku koguni 3 korral. Kõik algas sellest, et 1920. aasta maareformiga rigistati mõisnike omandis olnud mets. Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal alanud metsaomandi eksirännakud lõppesid pärast Eesti taasiseseisvumist. Aastal 1992 otsustas Riigikogu, et maa ja mets tagastatakse õigusjärgsetele omanikele. 20. sajandil suurenes Eestimaa metsade pindala rohkem kui 2 korda ja ulatus sajandi lõpuks 2,2 miljoni hektarini. Metsastumine jätkub. Järgmiste kümnendite jooksul võib metsamaa pindala kasvada kuni 2,5 miljoni hektarini. Nii et see, ütleme, metsaomand, mis sul on tekkinud, ongi suures osas seotud sellega, et sinu esivanemad on siin samas kusagil põldu ja metsa omanud. Jah, on küll, et see algus oli ikkagi see, et kui omandireformi käigus tagastati maad, et siis ma sain suguvõsa endised maad oma valdusesse ja sellest asi algas. No mida see metsaomand tänasel päeval endast kujutab? No päris mitusada hektarit on metsamaad ja põldu ja muud maad ka seal juures. Ja siin loode Eestis on need tingimused, nagu nad on, et ega siin õiget metsa sellis kesk- või lõunaeestlase silmis pole. Mullad on hästi noored ja metsad kasvavad endistel mereluidetel ja nende vahelistes nõgudes, mis on praegu soo või siirdesoo ja siis liivikute peal. Üsna kehvad olud, peab ütlema. Et kõige rohkem on vist endiselt ikkagi kuuske, kaske enam-vähem sama palju ja siis on mändi, et enam-vähem 3 jaguneb. Nipet-näpet on siis lehtpuid. Ahnete suurpankurite ja korrumpeerunud poliitikute tekitatud ülemaailmne majanduskriis ei tabanud Ando Eelmaad ootamatult. Juba ammu enne Eesti majanduslanguse algust taipas mees, et ühel jalal seisev majapidamine on midagi liiga riskantset. Sul võib olla väga palju ja tunduvalt paremat metsa kui see, mis Padise vallas kasvab, kuid puidu hinna järskude kõikumiste vastu ei saa sa ikkagi. Ühes meie varasemas saates rääkisime Jõgevamaa mehest Valdek Salumist, kes riskide maandamiseks konstrueeris, ehitas valmis ja rentis välja pilpalõikamise masina. Ando Eelmaa kasvatas oma majapidamisele teise jala lihaveistega. Üha enam ma olen hakanud tegelema põllumajandusega. Et see tegevus ei seisaks ühe jala peal. Et kui ühes valdkonnas on raske, siis ehk midagi toimub teises ja vastupidi. Ja lihtsalt, et oli vaja ka midagi maadega ette võtta, et ma ei tahtnud metsastada kõiki põlde. Pisut õige vähe olen seda teinud ja lihtsalt niisama vaadata, kuidas nad võrse kasvavad, ka ei tahtnud. Nii et see lihaveiste kasvatamine tundus nagu üsna loomulik valik. Ando on Luua metsanduskooli haridusega metsaomanik. See on kool, kus juba aastaid toimuvad kursused ka erametsaomanikele. Räägime mitme põlvkonna Eesti metsameeste koolitajast Luua metsanduskoolist veidi põhjalikumalt järgmises saates. Kas sellest oled sa tundnud ka niisugust tuge, et oma metsade majandamisel sa saad kasutada neid teadmisi, mis sa Luua koolist oled kaasa saanud? No kindlasti. See baas on ikka minu meelest väga oluline. Ma hindan seda haridust, mis ma sealt sain väga kõrgelt tegelikult. Kuigi palju on muutunud ja on vaja olnud palju juurde õppida. On ju kas või keskkonnakaitse põhimõtted on muutunud väga palju ja ka majandamine üldse, et meile ju omal ajal õpetati riigimetsa majandamist lihtsalt, aga see ei olnud selline ökonoomiline või rahaline majandamine tänapäeva mõistes. Ärgu nüüd riigimetsade majandajad solvugu.
Teisele maailmasõjale järgnenud aastakümnetel tegid mitme põlvkonna metsamehed ära hiigeltöö, mille tulemusena Eesti metsad, ka kunagi taludele kuulunud metsad, põhiosas siiski säilisid. Erametsade majandamine on aga niisugune teema, mida Nõukogude Liitu kuuludes käsitleda ei saanud, olenemata sellest, kes parajasti Luua metsanduskooli direktoriks oli. Luua kooli järgsed aastad on muidugi kogemuste mõttes palju juurde andnud ja tõenäoliselt selline metsatunnetus on ka omajagu edasi arenenud. No kindlasti jah. Kõike ei ole ju võimalik üldse õppida. Ja nüüd aja jooksul kui ise hindan, siis et ma olen palju rahulikumaks muutunud. Sest alguses noorena ja kui kogemusi on vähe, siis tahad kõike hästi ruttu ja kiiresti teha aga metsas tulemused tulevad hästi pika ajaga. Ja meid kõiki ju ise ei näegi. Et ma olen ikka öelnud, et metsamehed on et see on teatud mõttes sellised usklikud inimesed, et nad teevad asju usu peale ju tegelikult, et nad usuvad, et see, mida nad teevad, et seda on kunagi vaja. Nad ise neid vilju ei maitse. Elavad nagu teatud määral tulevikus kogu aeg. Jah, just. Ja selliseid asju. Ja üldse selline terviku nägemine, et keskkond tervikuna on mulle järjest olulisemaks muutunud kindlasti. Vääriselupaik on päris mitu. Nüüd lepinguga on kaitstud praegu 5 ja mõned on tegelikult veel, et need on ka plaanis siis lepingutega hiljem vormistada. Eks siin on kõik need tüüpilised võtmetunnused, siin ei ole küll midagi väga erilist, aga siin on siis need eri lagunemisastmes puud, lamapuitu, erinevad ka surnud seisvat puitu, palju erinevaid puuliike, eri vanuselised ja siin on ka need indikaatorliigid muidugi olemas, samblike sammalde näol. Aga nüüd kaldume jutuga veidi poliitikasse, sest päriselt poliitikavaba pole mets olnud õieti mitte kunagi. Seda teab väga hästi ka Ivan Orav. Metsast rääkides meeldivad talle eriti jutud metsavendadest. Need samad metsaomanikud on seal oma metsas, millega nad midagi teha ei tohi. See on ole räämas, täis kasvanud. Metsaomanikud möllavad, püüavad maksuametnikke ja mööduvaid ministreid, praevad neid seal tule peal. Jaa, mõtle, kui kena on keskkonnaministri nahast palitu seljas lõkke ääres istuda. Kas midagi paremat võib olla ja ainult naeravad nende bürokraatide ja rollide peale, kes nad metsa ajasid, mis neil viga seal on, aga ei ole ühtegi tuletikku, ei ole ühtegi mööblitükki puust, mille peal enam istuda. Metsast ei anta enam midagi kätte. Vaat selline aeg tuleb. Taevane arm, seda ma ütlen sulle, Ansi, kui sa ennast kokku ei võta ja metsaomanike peale natukenegi ei mõtle. Siis on nõukogude aeg tagasi, võtame sinimust-valge jälle alla ja jälle pead sa Vabaduse platsil oktoobri paraadi vastu võtma. Metskonnas sai kuidagi niimoodi toime, et ei pidanud selle nõukogude režiimiga kaasa minema. Ja ma tahtsin lihtsalt kõrvale hoida. Et kuskil alateadvuses oli ka selline soov. Jah, ja muidugi luua oma asukoha poolest ja selle temaatika poolest tõepoolest niisugust veidi kõrvale tõmbumist ka võimaldas. Jah, oli küll jah, see oli teatud mõttes selline dissidentide kool ka. Oktoobri paraadi mäletate üldse või? Hästi kole aeg oli, kole külm ja niisku ja aeti sinna taksopargi juurde, ma sain harilikult, ma olingi metsas peidus, aga 68 said mu kätte, sidusid ilmalt oma rahutuvi jala külge, kui lollakas seisin seal, et minema ei saaks. Rahvas kartis kangesti, oli õudne ka, igal pool rippusid suured soornute pildid Lenin, Marx, Engels ja punased lipud plaksusid nagu piitsad ja pasunad ulgusid. Siis see orjakaravan hakkas sealt liikuma Vabaduse platsile ja seal oli see tribüün, seal nad olid nagu kollide laevammast teiremil vahtisid priskemaid demonstrante.
keda ära süüa ja taevane arm. Mati Talvik ja Rein Karem olid rahva hulka mikrofonidega aetud, et tulge andke intervjuud, kes loll paks inimene on lihtsameelne, läks sinna tribüüni taha, seal seoti käsi juhtmega selja taha, mikrofon löödi kokku ja söödi ära kõik ja taevane arm. Issand ja siis see elapüüdmine, mäletate? Elagu punane rett ja elagu loosa teadma, seda karteti hirmsasti, kellel elapüüti võisid edasi elada, aga kellel jüütud on surmalapsed kõik taevane. No tegelikult olid sa ju maapoiss. Ja me oleme põliselt, jah. Siin sündinud ja kasvanud. Jah, täiesti. Nii et teiselt poolt see valik oli ka päris loomulik. Jah. Mulle nagu valikud olid jah ette antud sellega, et kui juba põlvkondade kaupa on esivanemad talu pidanud, et siis oligi et kas et siis oleks pidanud põllumajandusega hakkama tegelema kolhoosi asja ajama ja see mulle oli ka kuidagi vastuvõetamatu, ei meeldinud sugugi. Ja mingil määral olin kursis ka, mida mu esivanemad olid selle läbi üle elanud ja nemad nagu seda väga, väga hea sõnaga ei meenutanud kõiki neid asju. Õnneks on kolhoosid Eestimaal juba ligemale 20 aasta tagune minevik, kuid ühismajandite lagunemise aegu oskasid küll vähesed ennustada kõiki neid jutumärkides seiklusi, mis maainimesi ees ootas. 1990. aastate algul osutus eriti otsustavaks kohanemisvõime uute oludega. Asjad arenesid tollal umbes nii nagu pöördeliste kliimamuutuste ajal looduses. Ühed liigid kohanevad ja jäävad alles, teised seda mingil põhjusel ei suuda ja kaovad. Ando Eelmaa on ellujäämiskursuse suhteliselt edukalt läbinud. Tänaseks on ta oma mitmesaja hektari suuruse majapidamise toetanud 3 jalale. Säästlik metsade majandamine, kasemahla eksport ja lihaveiste pidamine põlistel karjamaadel. Seejuures juhin tähelepanu asjaolule, et kask on niisugune Eestimaale tüüpiline lehtpuu, mis kasvab peaaegu kõikjal, mitte ainult Lääne-Harjumaal ja Ando Eelmaa maadel. Kuid kasemahla eksportijaid on seni teadaolevalt vaid üks. Miks? Ei tea. Või võtame lihaveiste teema. Nende kasvatajaid leidub Eestimaal teisigi. Ando Eelmaa tegeleb nendega alles 4. aastat. Kuid kellelegi teisele pole vist pähe tulnud mõte hakata lihaveestest tarvast aretama. No me siin aretame tarvast ka, et mul on ühes karjas praegu Šoti mägiveise pull, et siis teeme taanda aretust. Tõsi, jah? Nad siia maastikule klapivad väga hästi. Jaa, muidugi. No vaatame, kas saame tere ka ütelda. Nad tahaks õunu saada, aga mul ei ole kaasas ju. See hakkab nüüd poose võtma. Kes ikka mees on? Sa ei tunne ära mind või? Kuule. See on nüüd Aberdeen Angus tegelikult puhast verd. Näha ka teistsugune loom. Aga need on kõik Hereford, tähendab punase valgekirjad on puhtad Herefordid ja mustaga on siis ristandid. Vähemalt 50% siis Herefordid. Ja siin oli üks huvitav lugu, naabrid rääkisid, nägid. See oli eelmine aasta suve lõpul, et hundid tulid pulja vaatama siia. Nii. Ja nagu üritasid neid piirata, aga lugu ikkagi lõppes sellega, et pullid ajasid hunte taga, mitte vastupidi. Kui kauaks nad siia karjamaale jäävad? No umbes ongi nii 2 kuni 2,5 aastat mul ekstensiivselt ka, sest nad ei saa praktiliselt mingisugust jõusööta siit kunagi. Ei nuumata üldse. No see on sisuliselt mahetootmine. Ta ongi mahe, jah. Tunnustatud mahe, jah. Tunnustatud mahe, mis tähendab seda, et nad on toitunud ainult looduslikust kraamist. Jah, välja arvatud siis lubatud mineraalsöödast, mis on. Aga see on ka looduslik. Ma üldse ei saa aru, miks inimesed ostavad omale kalleid murutraktoreid, kui võiks ju kuskil tagaaias olla selline murupügaja. Jah, kits või selline pull. Jah, keda patsutada ja samas pügab ka muru ära. Jah. Kui suur sinu pullikari praegu on? No mitte ainult pullikari, siin on pisikene kari, aga kokku on üle 70 looma. Ma ei tea täpselt, kui tõsiselt tuleks võtta seda Ando juttu tarva aretamisest.
aga turgu oleks tarvastel arvatavasti laialt. Kindlasti sooviks ühte endale näiteks Rakvere linn, mille sümboliks see vägev sarveline on. Kindel on igatahes see, et mõne inimese peas lihtsalt liiguvad ala lõpmata mingisugused uued ideed ja huvitavad mõtted. Võib-olla kaldus meie jutt saate lõpuosas metsandusest ülearu kaugele, kuid niisugune juba kord on aeg, milles elame. Üksnes metsade majandamisest ei õnnestu ära elada isegi mitmesaja hektari suuruse metsamaa omanik. Kui aga tänased lihaveised kunagi tarvamõõdu välja annavad, siis on metsakarjamaa neile igati sobiv elupaik. Ando igatahes kavatseb suurendada oma karja kuni 150 loomani. Missugune saab olema kasemahla kogumise ja eksportimise osatähtsus? Nagu pipar supi sees. Hea maheda toidu alla lobutamiseks. Ja ma arvan, et on tegelikult palju mõistlikum ja ka odavam olla terve kui ja süüa ennast terveks, kui et ravimise peale kulutada hiiglasummasid ja süüa mingisugust odavat rämpsu. Tänast saadet Ando Eelmaa ise tõenäoliselt ei näe, sest televiisorit nende kodus ei ole. Sellest ajaviitest vabanenud aega kasutatakse nende kodus pigem maitsvate ja võimalikult mahedast materjalist toitude tegemiseks. Lõppema hakkavale saatele mõeldes tundub olevat igati põhjendatud otsus, mille kohaselt Ando Eelmaa valiti möödunud aastal Eesti Erametsaliidu juhatuse esimeheks. Tema kohustuste hulka kuulub ka Erametsaliidu esindamine Euroopa maaomanike organisatsiooni koosolekutel. Kuuldavasti on Ando Eelmaa edutamisega ja senise tegevusega rahule jäänud isegi tema, suurte kogemustega ja väga nõudlik metsaomanik Ivan Orav. Jumal tänatud, taevane arv. Järgmise saate peateemaks on erametsaomanike koolitamine Luua metsanduskoolis. Tänan vaatamast ja kuulamast ning tule metsa. Kohtumiseni. Tule metsa, mine metsa. Hoia metsa, metsa, metsa. Et me mets ei saaks otsa. Et me mets ei läheks metsa.